mis siis nende nii-öelda lahtiste autode puhul on minu jaoks olnud väike probleem alati see, et kui on kinnine mudel, millel on siis hiljem katus maha lõigatud nii-öelda ja tehtud sellest siis cabrio versioon, on mul see probleem, et ma ei mahu siia autosse kuidagi selles mõttes sisse, et minu pea jääb ohtlikult autost välja. Kui ma siin nüüd lasen need istmed alla ja ennast panen võimalikult mugavasse sõiduasendisse, siis ole hea, tule sina spetsialist, ütle, kuidas sulle praegu tundub, et kas 1,97 mees, mis ei ole just Eesti, ütleme, selline tavamõõt, võib selle autoga sõita selles mõttes, kas see on turvaline ja ma olen ilusti siin selle katuse piiri all. Oled ilusti katuse piiri all ja demonstratsiooniks, et kui mugavalt see toimub, vajuta alla pidur, pane korraks mootor tööle. Nii. Ava joogitopsi hoidjat laegas. Nii. Ja tõmba nuppu üles poole. Kas ma hoian seda peal või? 12 sekundit võtab aega ja kuni kiiruseni 50 kilomeetrit tunnis võid sa seda liigutada. Vasta pead ei saa? Ei saa. Lihtsalt hirm on, nagu öeldakse, suurem kui asi väärt. Oi, siin jääb ruumi ju korralikult üle. See on nüüd tehasepoolne saadetud demonstratiivauto. Ehk siis seisev kere näide, milline saab olema. Me ise loodame, et kusagil suve keskpaigaks musta stsenaariumi järgi suve lõpuks on meil ka enda auto kohal, nii et nagu öeldakse, eks tark autoostja mõtlebki hooaeg ette, võib-olla jah, selle lahtise Evoque'i puhul me peame rääkima nii-öelda natukene tuleviku võtmes, aga vähemasti jah, praegu me oleme saanud ära katsuda, me teame, milline ta on, me saame tast õige lõhna kätte, nii et me juba täna julgeme kõva häälega välja öelda, tegemist on kõige praktilisema Evoque'iga siiamaani üldse. Kiiresti põhjendan, miks? Esiteks see, et kui üheski teises Evoque'is ei õnnestu 3 meetri kõrgust kellakappi transportida, lahtised autod annavad alati oma eelise. Temaga võib jätkuvalt minna 50 sentimeetri sügavusse vette, nii et kirglikud kalamehed siin on teie autode, saate rahulikult masinast visata spinni. Ja ilmselgelt kõik ülejäänud Evoque'i head asjad, ehk siis audiosüsteemid, linnavõimekus, mõistlikud ülalpidamiskulud ja loomulikult vapustavalt äge disain. Ja teda tuleb küll jah vähendatud mootori valikus manuaalkäigukasti me siia ei pane, lahjemat diislit me nagu väga siia autosse ei näe ja madalaid varustustasumeid me ei paku, nii et alla 50 keskpaiga ei ole nüüd jah, et me ei alusta selle auto juures kindlasti hinnakirja arumisest otsast. Eeldatavasti ei ole see selle auto puhul ka vajalik. Aga jah, Evoque Cabrio, alates suve keskpaigast on näha, täna hinnakiri on põhimõtteliselt valmis, ehk siis kui on huvi, andke märku, suurima hea meelega pakume välja, küll jah, täna veel proovisõitu peame tegema kinnise katusega Evoque'iga, aga see on pisiasi, sest et sõidab ta samamoodi, see lahtine tunne, see, kuidas õhk viiseb läbi juuste, on ilmselgelt see, mida see Evoque paneb kõige paremini tundma. Roolisoojendus on olemas, istmesoojendus on olemas, vebasta on peal. Kui küljeaknad üles lasta, siis ma olen täiesti veendunud, et selle lahtise Evoque'iga, kui väljas on +10 ja päike paistab, müts pähe ja katus alla ja elu on ilus.